Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah. Jätkame siis järgmise tunniga, kus meil on shadda ehk topelt siis kaashäälik. Et araabia keeles kahte sellist tähte, kui ta on nagu noh, eesti keeles. võtan korraks, vaatan, kas mul õnnestub võtta ette siin Word, kus ma saan korraks näidata. Äh, kas te praegu näete Wordi või te näete seda PDF-i praegu ekraani peal? me näeme neid sõnu. PDF-i või Wordi, ma ei, kumba te näete, kas te näete seda tundi või te näete seda tühja Wordi faili praegu? Ma vist näen PDF-i. okei okay, selge, siis ma vaatan, kuidas ma saan jagada niimoodi, et ma saaks jagada ma korraks võtan jagamise ära, pean panema selle teistmoodi siis. Äh, nii, okei okay, ma lihtsalt näitan siin, et mida see tähendab seal, et näiteks meil esimene seal oli selline, teen natuke suuremaks siin. Siin on natuke pahasti näha, aga siin üleval on ka fatha selle hamza peal. ehk et me loeksime seda alif, vabandust, hamza fatha, bä shadda, ab alguses ja siis bä fatha, bä, ab. aga mida ma tahan nagu näidata, mida see shadda siis teeb, et kui meil on, võtame, et kui meil oleks ilma ilma selle shaddata, mis on siis nagu topeltkonsonant, kaasalik. kuidas me praegu seda kirjutaksime eesti keele tähtedega, mis ma siia kirjutaksin juurde, et seda hääldada? mis te pakute? pakkuge midagi, keegi ei paku midagi. mis eestikeelse tähe ma siia kirjutan, et seda hääldust edasi anda? siin üleval on praegusel. ütle veel korra. Ä, B nagu B, okei okay.. ja mis siia veel tuleks siis lõppu, kuna seal on see fatha ka. üks veel A, jah, tubli, üks hää veel. Äbe, äbe, et niimoodi. ja kui me nüüd siia selle shadda paneme otsa, vale asi, nii, mis te arvate, mis nüüd muutub? mingi B tuleb uuesti pärast võib-olla. ja siia tuleb üks B veel, nüüd on mul araabiakeelne see, nii, ehk siis see shadda põhimõtteliselt paneb topelt selle kaashääliku, et kaashäälikud on need, mis ei ole vokaalid, on ju A, I, O, U ja need, mis on vokaalid, kaashäälikud on need teised asjad, et topelt selle paneb. näiteks võta mingi sõna, mõtlen, kas mul tuleb mingi hea sõna, kas topeltvokaal, vokaalimärgiga, võtame näiteks sellise sõna, mida me võiks kõik, kas te oskate lugeda seda sõna, keegi teist? mis on esimene? Sun-, ja ütle. sunt, sunt, sunt. ei, proovige veel. tunne. Sunna, jah. Ah, et siin see sunna, tää lõpus, see on tää, aga okei, kui ta selge. sõna lõpus on, siis me ei häälda seda välja, tuleb lihtsalt nagu haa, põhimõtteliselt sunna, sunna. Nagu Koraan ja sunna, nagu selles mõttes nii kirjutad, noh, see sõna on siin see. ja see shadda siin, kui meil seda shaddat ei oleks, siis see häälduks niimoodi, suna. aga see shadda Mhm. siin, mis on siis meilt tähendab, jah. annab selle topelt, noh, põhimõtteliselt seda n-i või mis iganes tähe peal ta on, ta sellele nagu annab selle topelt ühe nagu otsa veel. et selles mõttes midagi eriliselt keerulist ei ole tegelikult. et ma arvan, võime võtta selle PDF-i jälle ette ja vaadata siin, et kuidas need tähelduvad. ma loen need kõik ühekaupa ette ja siis me saame neid ühekaupa hääldada niimoodi, et ma ei usu, et meil kaua läheb, vaatame. võtame siit otsast peale. Hamza, fatha, bä, shadda, ab.
et me loeme neid ka niimoodi jupikaupa. põhimõtteliselt ma mõtlen tegelikult, et noh, kas meil on niivõrd mõtet jupitada, et võib-olla teeme lihtsalt, ma proovin korraks, et kui teeme niimoodi, et Hamza Fatha, Bä Bä Shadda Fatha Äbb, võib-olla läheb natuke paljuks. Ükskõik, et kuidas, noh, kui keegi ka järge vaatab, et te võite ükskõik mis pidi lugeda, põhimõtteliselt lõpuks nagu saaks kokku loetud selle äbb. et ma võib-olla siin natuke jupitan, nii nagu selles originaalis, selle raamatu õpetuses minu meelest ka oli, et Hamza Fatha Bä Shadda Äbb, Bä Kesra Bi, Äbbi. Siis Hamza Fatha Bä Shadda Äbb, Bä Damma Bu, Äbbu. همزة كسرة با شدة إب با فتحة با إب همزة كسرة يا vabandust همزة كسرة با شدة إب با كسرة بي إبي همزة كسرة با شدة إب با ضم بو إبو aga okei, siin vahepeal tulevad need ka topeltvokaalimärgiga. teeme niimoodi, et seal ma siis natukene loen ka veel niimoodi jupikaupa, aga kuna need on kõik nii sarnased, ma arvan, et meil on, noh, meil siin teiega ja ka kui keegi järgi vaatab, on tegelikult lihtne lihtsalt neid hääldada nii kokku, nagu nad on juba praegu. et siin oli Mhm. ibbi, ibbu, ubbe, et lihtsalt tuleb neid vokaalimärke vaadata, shadda annab alati see topelt, lihtsalt selle kaasaliku, aga vokaalimärke tuleb tähele panna ikkagi. Ubbi, ubbu ja mis siin nüüd muutub, tuleb see topeltvokaali märk lõppu, lihtsalt see, mis annab أب selle, ütle korra veel. أبا. jaa, tubli, täpselt annab selle nagu N-häälduse sinna lõppu, et seda on meil varem olnud ka ilma shaddata. et siin oleks siis hamza fatha, bä shadda ab, bä fathatein bän, abban. aga mulle tundub tegelikult see niimoodi jupitamine teeb seda keerulisemaks, nii nagu seal raamatus nagu see jupitamine oli, kuidas seal on seda loetud, et teeme lihtsalt, loeme niisama neid. Äbbin, äbbun, ibben, ibbin, ibbun, ubben, ubbin, ubbun, ätte, ätti, ättu. nii, itte, itti, ittu, utte, utti, uttu, ätten, ättin, ättun, ittän, ittin, ittun, uttän, uttin, uthun, äthä. Vabandust, siin ei olnud thää veel, siin oli tä, uttun, äthä, äthi, äthu, itthä, ithi, ithu, uthä, uthi, uthu, äthän, äthin, uth. nii, tere jälle, ma ei tea, mis tere juhtus, jälle. aga siin jah, seda vist Jah. varem ka tulnud ette. Äh, kas keegi mäletab teid, mis teil viimane oli, mis te kuulsite? See oli ma ei mäleta, mida ma kuulsin, aga ma tean, kus see on. kus see on, räägi selle visuaalselt siis, kuhu ma selle kursoriga liigun, oota, praegu te vist ei näe seda, oota, panen jagama ei uuesti näe, ei näe. ekraani ja Roosa panna see juhtaisi Raunale. nii, kus see võis olla, kus te viimati oota, kuulsite? ma ei tea, kus ta ära katkes. kui keegi mäletab täpselt seda, see oli vist siin. okei okay. Ethan, okei okay,, hästi. oota, ma kustutan ära ka. jah, aitäh sulle. nii,
Ithin, ithun, uthan, uthin, uthun, أج، أجي، أج، إج، إجي، إج، أج، أجي، أج، أجن. kui siia nagu noh, selle asemel näiteks hamza asemel panna hä, siis on näiteks sõna hadž on ka nagu selliselt kahe selle nagu džiimi hääldusega, ehk siis seal on shadda seal. Hadž, adjan, adjin, adjun, idjan, idžin, idžun. nii, aga see ongi selline shaddaga tund, ehk siis annab sellele Mhm. kaasääälikule topelthäälduse. ma siin selle lindistuse panen kinni, et pärast ma saan lihtsalt selle upload ida selliselt, et kui keegi järele tahab vaadata, siis teiega natukene jääme siia veel harjutama, et loeme ühe korra lihtsalt need ka läbi veel. nii.